On märtsi algus 2025. 379 elanikuga Kaiu tundub olevat tunne soikunud. Mida ikka sellisel aastaajal õues asjatada? Välja arvatud juhul, kui sa parasjagu õuevahetunnis ei ole ja koos teistega oma elu põnevaks ei tee. Nagu kuulda, on see vaikus äärmiselt eksitav. Kaius käib elu igal pool ja kogu aeg. Juba peab valima, sest kõik ei jõua. Aga elu ei käi ise. Selle taga on Kaiu tegusad ja ägedad inimesed. Iga küla südameks on kool, mis Kaiu kandis varsti juba 200 aastat on tarkust jaganud ning hiljuti ka vägeva värskenduse sai. Kuvane keskkond ja inspireerivad ning särasilmsed õpetajad on põhjus, miks Kaiu koolis üle pooltel õpilastest on ainult 4-5. Kaius on väga äge õpetajana töötada, sest ma olen töötanud erinevates suurlinna koolidest ja seal oli lapsi palju raskem motiveerida, siin ma seda tegema ei pea. Ei jõua, ma aitan ise. Tihtipeale tuuakse Eesti Kaiusse. Üle 2 tunni kestnud kohtumisõhtu esimese eestlasena Atlandi ületanud Mart Kuusega läks täismajale. Olles siin Kaius kohtudes inimestega, siis ma sain ka vahetult aru sellest, kui äge on inimeste kokkutulemine, kui suur nagu selline energiavahetus, see on puhas rõõm jagada omalt poolt seda lugu sellest, mis mina nägin, mida ma kogesin. Ainsad, kellel siin igav on Kaiu vabatahtlikud päästjad. Inimesed on liiga korralikud ja lihtsalt pole tööd. See on ju tegelikult hea näide, et seal ongi 0. Ja see, oma inimeste jaoks teed seda ja suuremalt jaotaks. Et see on nagu ikka tahad, et siin oleks hästi kõik. Oma adrenaliinivajaduse saavad osad päästjad talvisest Kaiu ringrajast, mis nagu mitmedki muud sündmused toimub kohalike ettevõtjate toel. Seda külapildi muutust on ka nagu visuaalselt ka iga aasta näha, et ja neid üritusi, mis tehakse, lähevad järjest suuremaks ja järjest nagu rohkem kaasavad kogukonda. Kaiu on seda väärt, seda, et siia nagu ka ettevõtted ise nagu raha sisse tagasi panevad. Suvel on ju super rand meil Kaius olemas. Et tegelikult see on jumala äge, mis seal on tehtud. Karitse järv on kogu piirkonnaks popimööda ujumiskohti. Eelmise aasta lõpus toimus seal esimest korda rannavoole turniir. Kus oli 60 harrastusvõrkpallurit ja 200 pealtvaatajat. Lisaks ka 4 ratastel sauna. See aasta teeme rannavoole turniiri uuesti ja veel vägevamalt. Spordiga on Kaius sama hästi kui kultuuri ja loovusega. Tahad käsitööd teha, aga palun. Kooli puutööklassis toimetavad Kaiu kandis savitajad. See on üks äärmiselt äge kamp, kes igapäevaselt tegeleb täiesti eri valdkonnaga. Aga kui me siia kokku saame ühel argipäeva õhtul, siis aeg meie jaoks siin täiesti peatub ja me ajame kõik ühte saviringi asja. Samal ajal üle tee käib rahvatants. Kaiu rahvas tuleb kokku, teeb ära. Tulevad kokku mõnusa tundega, emotsiooniga ja rahvatants on üks meie kogukonna osa. Ja mis võiks olla veel toredam, kui sumedal suveõhtul võtta pop-up kohvikust miskit head, istuda mugavasse kotttooli ja vaadata vabas õhus koolitoetuseks korraldatud heategevuslikku öökino. Kaiu öökino tekitas minust tunde, nagu meie kogukond oleks üks suur pere, kes on tulnud kokku, et koos kvaliteetaega veeta ja see tunne oli hästi lõbus ja soe. Toimekad on Kaius kõik, alates lasteaiast kuni eakateni. Homme kell 1 on lauluproov, 4:45 sõidame Kuimetsa on tantsuproov. Kolmapäev hommikul kell 10 lähme esivõimlemist tegema. Neljapäev meil on eakate klubi. Kaius on elada ja see tuleb südamest. Jah, see tuleb tõesti südamest. Igal aastal toimub midagi. Talviti vägev talvetrall koos kaarikusõitude ja kõikvõimalike tegevustega. Suve alguse suursündmus on traditsiooniline Kaiu maitsete karussell, kus ehedad ja eripalgelised kodukohvikud ootavad külalisi igalt poolt maakonnast. Lisaks imelistele maitserannakutele ja meelelahutusele paneb sel aastal õhtule punkti Singer Vingeri tasuta kontsert. Aga miks te seda teete? Siis me teeme seda kõik koos. Me panustame kõik koos sellesse. See on ennekõike päev, mida me korraldame endale, et väärtustada ja tunnustada oma kogukonna liikmeid. Kaiu 10 aasta pärast on koht, kus elanikke on rohkem kui täna ja Kaiu on koht, mida Eesti teab rohkem kui täna. Just läbi nende sündmuste, mida kogukond loob koos. Mis sul käes on? Mis mul käes on?
Mul on käes Raplamaa aastaküla 2024 koputi. Ja sellega me anname märku inimestele, et on aeg Kaiu tulla. Tule Kaiu. Ja muidugi igakuised mälumängud, mis toimuvad Kaius juba 3. hooaega ja on ääretult popid. Viimasel korral näiteks pani seekordne mälumängu läbiviija Kaute Kivistik lisaks peamurdmisele üle 100-liikmelise Kaiu mälumängurite seltskonna laulma. Kutsuti mind ükskord Kaiu külla mälumängu tegema. No mõtlesin, no lähme jah siis. Kohale jõudes pidin pikali kukkuma, no õnneks ei saanud ruumi, lihtsalt ei olnud 21 5-liikmelist võistkonda, ma ei olnudki nii palju korraga mälumängijaid ilu sees näinud. Ja mõnus meeleolu tagasi sõites oli küll selline tunne, et ei kao see Eesti külaelu küll mitte kusagile. Ja kui te arvate, et see on kõik, siis nii see ei ole. See oli lihtsalt üks väike valik asjadest, mis Kaius toimuvad. Aga miks just mina seda juttu ajan? Sest ma olen ka otsapidi kaiukas. Järgmisel aastal saab 90 aastat sellestki minu esivanemad oma juurikad siia mulda ajasid. Paljud sõbrad, kes on siin käinud, on öelnud, et sellel kandil on miski omasugune fluidum. Ma olen näinud Kaiut läbi erinevate ajastute ja aegade. Ja see, mis on toimunud viimaste aastate jooksul, see lihtsalt on uskumatult äge. Ja just sellepärast peabki Kaiu olema aastaküla 2025.